Kui sa oled mõelnud vahel selliste küsimuste peale nagu kes ma olen või kust ma tulen või mis mu elumissioon on näiteks, siis eluaktivatsioon või ka DNA aktivatsioon on üks selline hästi võimas sessioon, üks minu kogemuse põhjal üks võimsamaid, mida üldse üks inimene teisele saab teha. Ja see sessioon töötab hästi võimsalt meie potentsiaaliga ja ta teeb tegelikult väga mitmet asja. Kõigepealt ta töötab meie potentsiaaliga selliselt, et ta on justkui nagu paneb meie enda sisemises universumis tule põlema, meie enda sisemises toas justkui paneb nagu tule põlema ja siis sealt tuleb välja, me hakkame nägema võib-olla paremini, aru saama endast paremini, mis meil seal toas on, kui ilus, kui kena seal on. Loomulikult võib sealt välja tulla ka mõned ebamugavused, mõned pimedamad nurgad, aga seesama sessioon, ta lubab nendest ka nurkadest nagu kergemini läbi minna, sest kuidas see protsess käib, et meil kõigil on olemas lisaks füüsilisele DNA-le ka selle vaimne peegeldus, nii-öelda vaimne või spirituaalne DNA. Ja seda nimetatakse ka selliseks nagu inglise keeles blueprint või meie allikas, et kui me siia maale nii-öelda tuleme, et siis see spirituaalne DNA on siis see, kes me oleme just sellel hetkel, kui me siia maa peale tuleme. Ja siis see eluaktivatsioon aitab nii-öelda taas ühenduda meil selle allikaga ja taas ühendada, taas meenutada, kes me tegelikult oleme, mis meie anded on, mis meie elumissioon on ja ta aitab käivitada, avastada või taasavastada meie täielikku potentsiaali. Mis ta veel teeb, ta aitab meil puhastada, kuna see protsess käib selliselt, et me töötame siis võimsa sellise valguse energia või valgusega või positiivse energiaga ja millel on ka hästi puhastav funktsioon. Ja nüüd just need pimedad nurgad nagu ka sealt välja tulevad, kui tuli põlema pannakse. Et siis ta aitab nendest palju kergemini läbi minna. Ja väga paljudel see on, kuidas see nagu praktikas mõjub inimesele. Et kuna me inimesed oleme hästi ühtepidi küll sarnased, aga teistpidi ikkagi väga erinevad, meil on kõigil erinev ajalugu, erinevad kogemused, erinev lugu, mis me oleme käinud või erinev minevik, erinev tulevik, siis ka see eluaktivatsioon mõjub ka hästi erinevalt inimestele. Mõnedel on olnud peavalust koheselt lahti saamine just selle sessiooni käigus. Mõnedel on lihtsam olnud siis lahti lasta erinevatest sõltuvustest, suitsetamisest, alkoholist. Mul endal näiteks oli selline kogemus, kus ma peale eluaktivatsiooni ma põhimõtteliselt lõpetasin alkoholiga, suitsetamisega ja kõik muud sellised nagu nii-öelda loomulikumad pahed, et nendega minu koostöö lõppes tol hetkel, et keha kuidagi ütles kohe selgemini, et mul ei ole seda vaja. Ja tekkis nagu selline sügavam teadmine ja ühendumine endale, et mul ei ole seda vaja ja oli oluliselt lihtsam nagu lahti lasta. Ja seda on väga paljudel juhtunud ja ehk siis mõnedel on olnud selline kohene efekt, aga mis kindlasti on pikaajalisem efekt, et ta ei ole selline sessioon, mis kohe midagi kiiresti korda teeb, see võib olla nii-öelda kõrvalnäht ja see võib juhtuda, aga pigem ta on selline protsessi algataja, et ta just nii-öelda aktiveerib, ehk siis käivitab teatud protsessi ja siis see muutus võib olla selline pikaaegne, et on võib-olla 2 nädala pärast on näha, võib-olla isegi poole aasta pärast on inimene märkab, et tal on
et mul on mingid mõttemustrid on hoopis teistsugused, ma vaatan, ma näen maailma natuke teistmoodi, ma olen, ma ei tea, kas töökoha vahetanud või olen teinud mingisugused julgemad otsused, mida ma võib-olla varem ei julgenud niivõrd teha. On võib-olla rohkem inspiratsiooni, rohkem kirge, vähem siis kaasaminemist negatiivsete mõtetega või vähem ühendumist negatiivsete emotsioonide, energiatega. Et sellised väga võimsad efektid on inimestel olnud. Eluaktivatsioon on pärit väga ammustest aegadest, see on üle 3000 aasta tagustest aegadest, kui elas selline väga tark mees nagu kuningas Salomon, üks targemaid ja üks võimsamaid kuningaid läbi aegade. Ja kuningas Salomon tegi sellise tolleaegse nii-öelda teadusliku katse, kus ta siis kutsus kokku üle maailma umbes 20 000 kõige võimsamad maagid, tervendajad, selgeltnägijad, nõiad, šamaanid ja nad tegid siis umbes 30 aastat, testisid erinevaid praktikaid, nii vanu praktikaid kui ka uusi ja erinevatest religioonidest, erinevatest kultuuridest, kõik võtsid kõik kõige võimsamad kokku ja töötasid välja siis sellise universaalse komplekti praktikaid, tervenduspraktikaid, mis toimivad olenemata inimese kultuurist, inimese rassist, soost, vanusest, töötavad nii-öelda kõigi peal. Ja sealt tuli siis välja komplekt erinevaid tehnikaid ja üks nendest on siis eluaktivatsioon, see on selline nagu nii-öelda baassessioon, eluaktivatsioon ja eluaktivatsiooni on siis tehtud läbi selle 3000 aasta erinevatele nii-öelda eliitseltskonna inimestele, kes tegelevad just inimeste teenimisega, et kuningakojad, preestrid, šamaanid, sellised nagu kõrgemad meistrid, kes on fokusseerinud just inimeste teenimisele, et neile on siis eluaktivatsiooni läbi aegade tehtud ja kuni siis 97. aastast, kui nii-öelda müstikakoolis sai modernne müstikakool, ehk siis müstikakool tehti avatuks kõigile, siis sellest ajast alates on see kõigile kättesaadav ja seda sellepärast, et kui me natukene maailmas ringi vaatame, siis on näha, et tegelikult kollektiivselt me oleme jõudnud kuskile teatud tasandile nii-öelda vaimses maailmas ka, nii füüsilises kui vaimses, need on alati käivad nii-öelda käsikäes. Ja inimkonnana me oleme jõudnud teatud tasandile, kus me oleme valmis siis nendeks uuteks, mingis mõttes uuteks, aga tegelikult iidseteks, vanadeks, võimsateks praktikateks ja nende vastuvõtmiseks. Et tänasest on või siis 97. aastast on see kõigile kättesaadav eluaktivatsioon ja Eestis teevad seda siis praegusel hetkel umbes 3-4 inimest, aga seda on kõigil võimalik õppida, selleks on teatud treeningud modernses müstikakoolis ja see ei ole üldse selline aastatepikkune töö, vaid see on pigem töö just oma potentsiaali ja energeetilise nagu sellise eelduse loomisega. Ja me kõik oleme nagu võimelised tegelikult, meil kõigil on omad kingitused, mida me saame siis teistega jagada ja ka teisi aidata siis oma eluteel edasi. Et see eluaktivatsioon on minu kogemusel ka üks võimsamaid sessioone, mida ma olen nagu teistele klientidele teinud, et siis tagasiside on olnud ikka päris võimas. Eluaktivatsioonil vastunäidustusi ei ole, et see tegelikult sobib kõigile ja see on hästi soovitatud kõigile. Aga eriti just neile, kes võib-olla just ongi valmis küsima neid sügavamaid küsimusi, et kes ma olen, kust ma tulen, mis mu elumissioon on, mis mu sellised kingitused on või mis mu anded on erinevad, et võib-olla
on nagu selline tunnetus olnud, et minu sees on nagu justkui veel midagi olemas, et siis selliste küsimustele vastuseid aitab kindlasti, vastuste leidmisel aitab kindlasti eluaktivatsioon päris palju edasi. Eluaktivatsiooniks eraldi kuidagi spetsiaalselt ette valmistama ei pea, et inimene lihtsalt tuleb kohale ja täielikult saab seda protsessi nautida. Mis võib-olla on hea tulla ilma ootusteta ja lasta lihtsalt olla täielikus usalduses. Eluaktivatsiooni protsess ise käib siis selliselt, et kõigepealt on nagu sellise inimese energeetilise keha ettevalmistus ja siis peale seda umbes pool tundi kestab see ettevalmistus ja peale seda on siis aktiveerimine ise, mis on teine pool tundi ja aktiveerimine käib siis ühe spetsiaalselt nii-öelda ettevalmistatud programmeeritud tööriistaga ja see tööriist siis kanaliseerib kindlalt nagu sellist positiivset energiat ja valgust teatud kindlatesse punktidesse meie kehal ja aktiveerib siis need DNA nii-öelda vaimse või spirituaalse DNA punktid. Ja kogu protsess kestabki kokku umbes tund aega. Ja eluaktivatsiooniga on selline, et ideaalis on seda vaja ainult ühe korra inimesele, et see ongi just nagu nii-öelda tulelüliti sisse lülitamine. Aga võib teha muidugi mitmeid kordi, aga minimaalselt on hästi soovitatud, on üks kord ja on selline ütlus, et kui üldse elu jooksul oleks valida, et üks sessioon, ainult üks mingisugune terapeudi külas käib mingi tervendamise sessioon, siis eluaktivatsioon on kindlasti see, mis võiks olla, kui on isegi valida, et elus ainus sessioon teha. Miks on vajalik oma potentsiaali äratada? See on, kui ma enda kogemusest räägin, et siis kuidagi minus on ka olnud pidevalt see teadmine, et ma olen justkui nagu millekski rohkemaks võimeline, et elu ei ole ainult selline ühiskonna ettekirjutatud standard, et kool, töö, pere, lapsed, pangalaenud, maja ja pension. Et tegelikult elu on midagi palju rohkemat kui sellise nii-öelda standardi järgimine ja see potentsiaal ongi just seotud meie enda missiooniga, mis kui me järgime oma missiooni ja kui me töötame oma täispotentsiaali pealt, siis meie loomulik seisund sellest tulenevalt on tegelikult puhas nauding. Puhas selline inspiratsioonis, kires olemine ja siis ka teenimise seisund on selline väga üllas ja võimas koht, kus olla ja oma potentsiaaliga tegelemine, oma potentsiaali avamine viib meid sellesse kohta palju lähemale. Sinu sisemise potentsiaaliga on jällegi seotud need samad sügavad küsimused, et kes ma olen, kust ma tulen, mis mu elu eesmärk on ja miks ma siin olen. Ja nendele küsimustele vastuste leidmisele aitab just eluaktivatsiooni sessioon väga palju lähemale.